Head metsast ja metsandusest hoolivad kuulajad ja vaatajad. Kui tänase konverentsi eestvedaja Tiit Maran minuga ühendust võttis ja tegi ettepaneku kõneleda metsatööstuse hetkeseisust, siis ma olin üllatunud ja ebalev. Minu viimaste aastate tegemised on seotud püsimetsa ja ökosüsteemi teenustega ning mõte läks kohe sinna, aga miks mitte siis ei võiks siin kõnelda ja oma mõtteid jagada tööstuse, keegi pikka aega edukat tööstust juhtinud inimene, kõnelda sellest seisundist, mis neil praegu on ja kuhu nad lähiajal liikumas on. Aga tõenäoliselt on nii, et vahel on tarvis anda ka veidi kõrvalseisja pilk ja õnneks on nüüd tehtud ka puidutööstuse kohta päris mitmeid uuringuid ja võtsin kätte ning kompileerisin nendest materjalidest ja uuringutest siis tänase esitluse, mida teiega jagan. Me kõik teame, et metsal on väga palju funktsioone. Täna nimetame need ökosüsteemi teenusteks. Siin mõned aastad või aastakümme tagasi oli meil lausa metsaseaduses olid kirjas metsa kasutamise viisid, alates loodusobjektide hoidmisest ja lõpetades riigikaitsega. Ja üks nendest 9 metsa kasutamise viisist siis oli sõnastatud ka puidu saamisena. Ehk minu ülesanne ongi siin rääkida puidust. 1/9 samas rahalises mõttes, mida ökonoomika poolelt tuleb rääkida, neid nii-öelda hinnastatud teenuseid või rahavoogu tulu andvaid teenuseid on oluliselt vähem ja kusagil 6-7 aastat tagasi kaardistasime kolleegiga Eesti metsamajanduse rahavoogusid ja saime tulemuseks, et 90% metsatulust tuleb puidust ja kui võtame RMK aastaaruanded, siis müügitulust 98-99% on puidumüügitulu, sellest tehakse ka muid tegevusi. Omanikutulu on ka kenasti viimastel aastatel riigi kassasse kantud, nii et kindlasti puidul siis on just see majanduslik roll olnud ja tõenäoliselt ka edaspidi. Enne kui tänasesse päeva seisundisse jõuame vaadates tagasi, me teame, et metsas toimetades me realiseerime aastakümneid tagasi, 6-7-8 aastakümneid tagasi tehtud põlvkondade tööd. Nüüd meie puidutööstusettevõtted on mõnevõrra nooremad, aga siiski juba ka pikemalt tegutsenud, on 30 aasta siin vanused või 90. aastal asutatud ja samal ajal me hakkasime tegema Eestis oma strateegiaid. 97. aastal Riigikogu kiitis heaks Eesti metsapoliitika, mis kehtib siiamaani ja seal seati siis eesmärgiks ja öeldi, et metsa- ja puidutööstuse arengu suunajaks on avatud turumajandus ja vaba konkurents. Metsa- ja puidutööstuse toetamise strateegia eesmärk on tõsta puiduturu stabiilsust ning kindlustada turu toimimine, mis soodustab investeeringuid puidu keskkonnasõbraliku töötlemise arendamise. Ehk me olime ajajärgus, mil loodi uusi ettevõtteid, sisuliselt seda uut puidutööstust. Järgmine dokument arengukava aastani 2010, seal kõneldakse rahvusvahelisest konkurentsivõimest ja ajakajaliseks muutus puidu kui energia või kütteallika kasutamine puit energeetikas. 2020 käsitleb puidutööstust ehk veidi tagasihoidlikumalt ja räägitakse lihtsalt sobivast või soodsast ja efektiivsest majanduskeskkonnast ja praegu siis jätkuvalt kavandi
staatuses olev Eesti metsanduse arengukava aastani 2030. Seal on tähelepanu nüüd pööratud kohalike ressursside väärindamisele, jätkatakse ettevõtetele huvidele vastava kohaliku ressursi väärindamise teadusprogrammi, IKT programmi elluviimist ja muu selline. Lisandväärtus on siis üks võtmesõna, mis selles dokumendis on mainitud. Nii et see on taust, kuidas poliitikas on kujundatud, suunatud puidutööstuse arengut. Milline on tööstustes kasutatav puit, mida sellest valmistatakse, kellele me seda müüme, kes on tarbijad, need on järgmistel slaididel olevate jooniste sõnum ja olen kasutanud siin 23. aasta puidubilansi andmeid, värskem materjal on valmimas, kahjuks veel seda saada ei ole. Ja siin tähelepanu tuleks just pöörata nendele suhetele ja rääkides ka Felix Sirkasega, kes on puidubilansi koostaja, siis tema sõnul just need meil mahud muutuvad, aga proportsioonid seal mitte nii väga palju. Nii et võib-olla vägagi üllatav, kui me võtame selle metsast varutava puidu, siis suurim osakaal siin nendel andmetel on küttepuidul ja raidmetel, palgipuud, samuti enam-vähem nad võrdsed ja paberipuitu vähem. Eks siin on nii pakkumise kui nõudluse poolsed põhjused, see, mis sealt metsast saada on ja see, milleks seda puitu kasutatakse. Ja siin võrrelda põhjanaabrite soomlastega, siis nende puiduturul paberipuidu osakaal on märkimisväärselt suurem võrreldes meiega, nii et siin selline nüanss ka veel. Nüüd kasutatava puidu kogumahust, ennekõike see saadakse muidugi meie metsadest, nii metsamaalt ja tegelikult ka mitte metsamaalt veidikene. Ja importi osakaal on olnud siin kusagil viiendiku kandis, veidi üle 20%, kui lihtsalt siin jagamist teha impordi osakaal selles kogu kasutatavas puidu kogumahus. Ja kui seda kasutama, töötlema hakatakse tööstustes, siis valdavalt palgid loomulikult saetööstusse, mis siiski on ka töötlemise mahult teisel kohal ja ennekõike siis see puit siin töödeldakse puitkütustena ja väiksemas mahus siin siis paberitsellulositööstus, plaaditööstus on need valdkonnad, kus Eesti metsadest ja ka imporditavast puidust midagi tehakse, tooteid, teenuseid, ma ei tea, mis energia on, energiat ka samuti toodetakse. Ja jõuame tarbimiseni ehk ja millisel kujul seda tarbitakse, suur osa puidust eksporditakse, väike avatud majandus, puidutööstus ekspordile orienteeritud ja kodumaise puidu tarbimise mahust siis puitenergias on, võiks öelda siin, domineeriv koguste mõttes. Impordist nägime, et me siiski oma viiendiku vajalikust või töödeldavast puidust impordime ja vaatluse all nüüd aastad 2019, 2020 ja 2024 ehk teadlikult valisin selle 2019 enne erinevate kriiside perioodi olnud aasta ja selge toona, või kas selge, tõsiasi oli see, et enim imporditi puitu Venemaalt, vahepealsed aastad on sealt ka kauplemise lõpetanud ja sisuliselt on siis asendunud see puidu import mahu mõttes teistest riikides, näiteks Soomest siin on kahekordistunud see rahalises mahus ja võib öelda, et Soomest siis valdavalt saematerjali, Lätist ümarpuitu. Eks ju siin Lõuna-Eestis on meil tublid tugevad saetööstused ja
ja Läti ümarpuitu saab ka seal, siis nad on konkurentsivõimelised selle hankimisel. Ja ka toodete mõttes jah, et import toodetena saematerjal on olnud siin domineeriv ja seda nii 2019 seal peaaegu pool kogu sellest rahalisest mahust maksti saematerjali eest, mida siis siin ööveldatakse, töödeldakse edasi, valmistatakse neid muid tooteid ja puidust tooteid. Ja saematerjali osakaal näeme, et siin selle 5 aasta jooksul on vähenenud ja mõnevõrra siis veidi on suurenenud tööstusliku ümarpuidu import, nii et meie puidutööstusettevõtted on ka jätkuvalt importijad ja rahalises mõttes on see impordi maht ka kasvanud. Eksport, tööstusharu, mis on ekspordile suunatud ja eks ju ühiskonnas on ka jutuks aeg-ajalt olnud, et me müüme puitu vähe töödeldud kujul, siis Statistikaameti andmete kohaselt vaadates neid erinevaid kaubagruppe on olnud nende suurima osakaaluga kokkupandavad puitehitised, puidust ehitusdetailid ja nende osakaal on jätkuvalt siin suurem, võib-olla võrreldes teistega, aga näeme, et näiteks puitehitiste puhul ikkagi see osakaal on vähenenud ja eks põhjus on siin olukord nendel sihtturgudel Rootsi, Norra, kuhu meie neid puitmaju siin on valdavalt müüdud. Ja ekspordis näeme ka küttepuitu, ehk siis graanulid, pelletid, nende osakaal siin üle 10%, ja selle osakaal on ka siin kasvanud aastaks 2024 14%-le, et selline on siis selline ülevaade puittoodete gruppide kaupa ja ka veidike dünaamikat, mis selle viimase 5 keerulise aasta jooksul on toimunud. Veel korra peatun sellel alateemal, et soov mitte mitte müüa töötlemata puitu, mida valdavalt toetatakse, seda peetakse õigeks, siis vaadates pikka perioodi tagasi minnes 30 aastat, et kui raiemahust seal isegi 50-60% müüdi välja ümarpuiduna, siis viimastel aastatel see osakaal on siin kusagil 16-17% või 16-20% selline stabiliseerunud sinna, kuid jätkuvalt need jooned, sinine ja punane joon kirjeldavad siis nende eri andmetel eksporditava ümarpuidu osakaalu raiemahust, nüüd see on osakaal raiemahust ja seda on arvestatud, tundub mulle, et ka tõsiselt laiemalt, kui on koostatud näiteks siin ringmajanduse strateegiaid, dokumente, siis ühe konsortsiumi välja pakutud skeem ringmajanduse strateegias viitab just sellele, et edasine potentsiaalne töötlemine peaks suunduma sinna biorafineerimise, tekstiilide, komposiitmaterjalide tootmisele, keemilisele puidu väärindamisele, et selles siis nähakse laiemalt potentsiaali. Hea on öelda tegelikult ka, et riigi poolt on nüüd, võrreldes 15 aasta taguse ajaga oluliselt rohkem teadus-arendusraha suunatud ressursside väärindamise programmidesse ja siin ülikoolid on siis seda võimalust kasutamas. Üks oluline mõõde tööstuse tegevuses seisundist, mida tööstus pakub ka siis majandusele, on kindlasti see regionaalne aspekt. Ja siit siis laenan väga värskelt ilmunud veebruaris 2026 avaldatud Tallinna Ülikooli uuringut metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslikust mõjust. Soovitan lugeda, leiate selle veebist ja siit siis võib-olla selle tabeli
sõnum on see, et meil on maakondi, ennekõike siin Kagu-Eesti, Kesk-Eesti, kus ettevõtluses loodava puidu lisandväärtuse osakaal ettevõtluses on seal näiteks siin 17-31%, 20-30% kogu ettevõtlusest ja töötajate arvu vaadates siin selline 15-18% on siis osakaal, et märkimisväärne osakaal mõnedes maakondades puidutööstusel kindlasti on ja see on ka siis praegu siin ära markeeritud. Tööstuste ärimajanduslikust olukorrast ja lähitulevikust omavad väga head ülevaadet pangad. Ja avalikult jällegi kättesaadav Swedbanki ülevaade aastast 2025 tehtud erinevate tööstusharude kohta, sealhulgas siis puidutööstuse kohta. Palju materjali võtsin siin lihtsalt ühe reakese, ühe mõtte nende investeeringute kohta ja selle kohta, et kuidas siis ettevõtjad näevad, et millised on võimalused, millised on ohud, siis kui tervikuna viimastel aastatel need investeeringud on suunatud ennekõike oma protsesside efektiivistamisele. Ja selliseid uusi tootmist laiendavaid investeeringuid ei ole tehtud, on teatud ootus. Ja mis on see peamine põhjus ebakindlus majanduskeskkonna suhtes? Et nii sellest panga ülevaatest, mille nad tegid ettevõtete küsitluse kaudu, kui ühest 3 ülikooli uuringust, mis tehti keemilise puidu väärindamise kohta teekaart Kliimaministeeriumile, seal samamoodi nagu see rõhutatakse just see ebakindlus, ebaselgus ka seadusandluse raames, et selles ruumis on ilmselt õige koht just sellest rääkida, et ka ettevõtjad ootavad senisest nende otsuseid ja selgustest, mis siis sellega metsaseadusega ja metsandusega seotud seadusega, strateegiatega saab. Ja lõpetuseks lihtsalt mõned mõtted, millised on need mõjurid, tegurid, mis nüüd puidutööstuse kestlikkust mõjutavad, kui me siin oleme seni paljuski rääkinud just metsa, või Raul just siin rääkis säästlikust metsamajandamisest ja metsakasutusest, siis tööstuste puhul samamoodi võib neid kestlikkust mõjutavaid tegureid vaadata, siis loomulikult, kas ollakse konkurentsivõimelised ja viimastel aastatel energia ja ennekõike energiahinnad on need, mis nende konkurentsivõimet mõjutavad, tuleb digitaliseerida, automatiseerida, robotid võetakse kasutusele, hea meel või siit positiivne uudis tööstuste jaoks oli, et äsja just siin 2 ettevõtet pärjati tehaste konkursil nende esikohaga teiste tuntud ettevõtete seas, need sellega tegeletakse praegu ja on tegeletud päris jõuliselt. Tööjõud, selle kvalifikatsioon, siin ülikoolid peavad samuti oma panuse andma, loomulikult see toormelepingud või tähendab ressurss, kuna ollakse puitu kasutatav tööstus, siis see, milline on puidu pakkumise potentsiaal lähiaastatel või aastakümnetel, see on ülioluline ka nende kestlikkuse jaoks. Rahvusvahelised poliitikat, kliimapoliitika näiteks ja sugugi mitte vähetähtis korporatiivne maine, kuidas ühiskond vaatab valdkonnale ja suhtub sellesse. Ja sellega ma siin oma ettekande lõpetan. Aitäh!